I am Randall, and I was on the 2020 expedition to Norway to see the Northern Lights. Ma puhusin ta peale. Tere, ma olen Karmen ja ma käisin 2022 Norra talvisel reisil. Mina olen Andres ja mina käisin siis sellel aastal Põhja-Norras ja Lapimaa reisil. Hi, my name is Eric. I went on the Norway trip in 2024. Mina olen Herman, Agape Eesti meeskonna liige. Mul on eesõigus meeskonda juhtida ja lähen Norra reisile juba vist peaaegu 5. korda. Mina olen Meelike ja mina töötan siin Agapes ja mul on olnud õnn ja rõõm sellel Norra reisil käia juba lausa 6 korral. Hi, my name is Kautar. I'm from the US. I came to Estonia last year. So I was in the 2024 trip back in January. Mu nimi on Evelin. Ma käisin Lapimaa ja Põhja-Norra reisil aastal 2024. Tere, minu nimi on Harri Ernits ja mina käisin aastal 2024 Agape Norra talvereisul. Meie Norra tripid said alguse sellest, et hakkasime tegema fotoklubi ja fotoklubiga tuli mõttesse, et tahaks proovida firmaliste pildistamist. Ja kuna Eestis neid ikkagi nii hästi ei näe, siis mõtlesime, et okei, aga lähme põhja poole. Ja nii need tripid alguses saigi, et tahtsime firmalistest pilti teha paremini. Reisile otsustasin minna umbes 5 minutiga. Ma olin bussis teel tööle, ma nägin reklaami ja ma olin nagu, et ma lähen. Ehk siis see oli väga minutipealine, sekundipealine otsus. Ja ma ei vahetaks seda mitte millegi vastu, ma väga õnnelik, ma läksin sinna. I wanted to go because it was part of Agape's thing, and I really, Agape is a really nice outreaching group, and I felt that they were inviting us, and it was inviting, so I wanted to go to kind of experience that and, travel through Finland, Sweden, and Norway, and I didn't really have any more plans other than just to go. Muidu on meil olnud kõik need talvereisid üldjuhul me oleme teinud niimoodi, et me sõidame läbi Soome. See on päris pikk, et see on siis olenevalt kuhu me oleme läinud, kas 12–16 tundi on see sõit. Et see on päris niisugune vaev ikkagi lõpuks, et inimesed ikka lõpuks päris väsinud. Siis mõnel viimasel aastal oleme teinud niimoodi, et me lähme rongiga hoopiski, et sõidame autodega rongi peale. Ja siis sõidame läbi Soome, see 1000–1200 kilomeetrit sõidame siis rongiga ja ööbime rongis ja siis hommikul olemegi juba Lapimaal. Et see on olnud selline uus kogemus, mida me viimasel aastal on teinud, et see on teinud reisi palju nauditavamaks. Et kui jõuad Lapimaale, siis oled puhanud ja võid kohe minna matkama, suusatama. Ja et kindlasti teeme ka järgmist reisid niimoodi, et lähme rongiga. But it was cool. I had never slept on a train before or been on like an overnight. So I really enjoyed that. And it was pretty fun. We tried to play some games and stuff in the cafeteria. This one game, Hanabi, we really got into, played the whole trip. And it was pretty fun to do that on the train. But really what was fun was just the train ride was one of the first opportunities where I got to meet everyone on the trip really well that was coming and make some friends and start playing some games. And so I really enjoyed the train ride largely because it was one of my first opportunities to really kind of get out there and meet everyone who I didn't know that was on the trip. It was beautiful. It was like a Polar Express train, very comfortable. I heard that for previous trips they drove and this took a lot longer. So I was very glad that we had that opportunity, and it was a good way to introduce the environment and the snow and see everything just change, the environment changing, and yeah, it was just beautiful. And then there was a lot of driving because we didn't stay in one place for too long. So again, this was also a nice way to just travel if you haven't traveled a lot before. Ja rongis on ka väga kihvt selline, soomlased on pannud, nad kohe teavad, kuidas asja tuleb ajada. Et seal on ka see, test olemas, et sa saad kontrollida, kas sul on piisavalt olnud juba erinevaid
lõbusaid asju, et siis seal on käsi, kus siis on 6 sõrme. Et siis saab võrrelda, et kui sa enda käel ka juba 6 sõrme jääd, et siis on midagi palju saanud. Aga rongiga sõites on väga põnev see, et kui sa sõidad, sa saad aknast välja vaadata ja kui läheb hästi, see nüüd sõltub, soomlased ei ole virmalistega nii head, aga nad on ka päris tublid, et siis võib juhtuda, et ka rongi aknast sa öösel näed virmalisi, kui sa sõidad.